Kui sa tahad ellu pisut rohkem põnevust, salapära, mõrvamüsteeriumeid, siis kindlasti on Keller teater see koht, kuhu poole vaadata, nii et tutvume lähemalt nende tegemistega. Keller teater on Eesti esimene põnevusteater ja teadaolevalt ka ainus selline, et me oleme pühendunud krimilugudele, põnevikele, müsteeriumidele, kummituslugudele, et meie teater on pühendatud teatri nautimisele, mis tähendab, et seda võib teha ka koos veiniga, isegi on soovitatav. Või võtta mõni muu meeldiv jook kaasa ja minna sellega teatrisaali. Muuseas võin öelda, et inimesed on käitunud väga viisakalt, mitte keegi ei lõhu klaase, keegi ei sega etendusele vahele. Lool põhinev, kus on aga toodud lavale ka Edgar Allan Poe ise. Saab näha seda, mismoodi tema seda lugu ka enda peas lahendas koos enda detektiiviga. Siis on tulemas psühhotriller mäng, näiteks hästi põnev lugu Anthony Shefferilt. 2 mehe selline mõõdu võtmine omavahel. Samamoodi on tulemas ka Indrek Hargla spetsiaalselt meile kirjutatud Kodukäijad, mis koosneb 2 kummitusloost. Madame Brigitte, mis on tehtud soomlastega koostöös, Soome teater Metamorfoosi. Sealt käis lavastaja ja lavastaja assistent käisid siin ja tegid selle lavastuse koos Sandra Langega. See on selline üksinduskomöödia, maskiteater, ka väga põnev lugu. Repertuaari on siin tulemas kevadel veel väga palju, tulge vaatama. No praegu hästi palju räägitakse kingitustest, mida on muidugi tore aastaringselt teha ja ka Keller teater on siis midagi välja mõelnud selleks puhuks. Ma arvan, et üks põnevamaid kingitusi on üks põnev elamus ja sellepärast väga soovitan Keller teatri kinkekaarti, millega siis selle kingisaaja saab ise endale valida just temale sobiva etenduse järgmisel aastal, millal talle meeldib ja milline etendus talle kõige rohkem meeldib. Nii et terake põnevust ja närvikodi kulub meile kõigile ära, aga te nägite intervjuu taustaks siis Keller teatri näitetruppi ning tulge kindlasti ka neid koha peale teatrisse vaatama.